Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Saate toob teieni Kiven. Kaasaegsed ja inspireerivad juveeliehted. Ükskõik, milline on sinu fantaasia. Selleks sobiva Eestis valmistatud Marmella voodi leiad voodike.ee. Moeviin, kaitstud geograafilise tähise Estonian vodka uhke kandja. Kvaliteet on moes. Tähelepanu, tegemist on alkoholiga ja alkohol võib kahjustada teie tervist. Ja mul on suur rõõm öelda tere taas, Anu. Tere. Ja armsad vaatajad ja kuulajad. Et kas meie saade peaks olema rohkem selline pihtimuslik või elulooline või nõuandesaade? Kuidas sulle tundub? Ma ei tea, meil on kõik läinud risti-rästi, sest alguses, kui me hakkasime saadet tegema, siis meil oli ju plaanis, et mina vana laiskloom ei viitsi oma eluloo raamatut kirjutada, siis minul tuli selline geniaalne idee, et järsku ma räägiks oma loo podcastina. Kunagi ammu kusjuures oli mul selline idee veel, et ma tahtsin, kui need podcastid ei olnud üldse popid, et ma räägin oma eluloo kuuldemänguna. Vau, nagu monoetendus. Jaa, et alustan lihtsalt, panen endale need märksõnad, inimesed ikka enam-vähem teavad, mis elu jooksul toimunud on. Lapsepõlv seal, teenageriga ja siis täiskasvanuiga ja nii edasi. Ja hakkangi otsast rääkima, nagu tõesti päris õiges kronoloogilises järjekorras. Ja vaatan, kuhu see välja viib, sest vahepeal sa eksid ära, sa lähed ju mingitele kõrvalteedele. Nagu meilgi on juhtunud. Nagu meilgi on juhtunud. Et eelmine saade vaadakes oli päris selline terav podcast, sellepärast ma sain jällegi hingelt ära nagu neid asju öelda, mis mul kripeldavad sees. Ehk siis kõlvartsaisi, tuuslanki ja keda ma veel siingi? Operaatoreid loomulikult, tšau sinna. Tallinna tänavad ja ninaaukudesse sõitvad operaatorid sõid oma puud alla. Ja siis mul oli selline plaan, et ma ei viitsi kirjutada. Et ma igapäevaselt seoses tööga nagu nii kirjutan nii palju. Ja hakka veel, mine õhtul koju, hakka jälle otsast pihta. Et ma pigem räägin oma loo ära ja iga inimene saab siis vastavalt soovile, vajadusele kuulata seda. Meil on ju kuulatavad raamatud anyway olemas. Aga siis see nagu jäi ja täna me oleme siis podcastis. Ja algne idee, nagu ma ütlesin, oligi see, et võib-olla sellest saab siis pärast kokku lõigata, kirjutada raamatu, aga me oleme siit ühest seinast teise kõikunud, et me ei ole jõudnud mitte kuhugi. Me oleme jõudnud küll, sest minu arvates nagu paljud sellised asjad, millest me oleme rääkinud, tundub, et lähevad inimestele korda. Sest see, millest nad nagu tagasi kajavad, on just nagu sellised, ma ei oleks kunagi arvanud, et sul on nagu nii palju noori fänne, kelle jaoks oled sa eeskuju. Et neil ei ole nagu sellist rollimudelit, kes julgeks olla üldse keegi, sest alati, kui sa oled naine, siis sa saad tohutult puida alla alguses sellepärast, et sa oled noor, siis sellepärast, et sul ei ole karjääri või on karjääri, et kas on lapsed või ei ole lapsi, kogu aeg saad puida alla, siis sa oled juba vana, siis sa saad sellepärast, aga sina teed, mis sa tahad ja võib-olla see ongi nagu kõige suurem eeskuju, mis sul erinevas vanuses naistele on Eestis või ka Soomes. Nii tore, et sa nii ütled, et ma olen tagasi võtnud päris paljust. Ma enne olin ju tuntud kui skandaalitar, bravuuritar, aga nähes siin viimasel ajal, mis meie sotsiaalmeedia tibidega toimub, siis see on mind ka ära ehmatanud kusjuures, sest see tühistamine, seda ju kunagi varem, me ei ole seda nii radikaalselt näinud, nagu see on praegu. Ja ma ei räägi ainult nüüd meie nendest blogeritest ja siis
instastaaridest. Ma hakkasin praegu mõtlema, et meil on ju tühistatud siin ka mitmeid täiesti minu vanuseid, sinu vanuseid inimesi, et mul tuli praegu Hannes Võrno tuli mulle meelde. Just. Et mäletad ju, ta oli ju väga tuntud ja väga, minu meelest ta on üks parimaid saatejuhte üldse. Hästi selline... Kas sa mõtled nüüd siis rohkem Kreisi raadiot või Miljoni mängu? Ei, ma Kreisi raadiot, selle kohta ma ütleks lihtsalt, ja Miljoni mäng, loomulikult ka, see on ka meelelahutus, aga ta tegi muidki saateid ja mulle meeldis tema oskus või tema selline krõbedus või siis selline erudeeritus isegi, ta on hästi palju lugenud, ta on reisinud, see ju kajab inimesest vastu. Ja ka see huumorisoon oli tal nagu õige koha peal. Ja mulle alati meeldib see hetk, kui sa ei saa aru, et kas tehakse nalja või räägitakse tõsiselt. Et need inimesed, kes sellega oskavad balansseerida, nendest ma olen täiesti vaimustuses. Ehk siis üks väga andekas inimene, aga ta on tänaseks tühistatud. Minu arvates ta veebis ikkagi elab oma elu, ma jälgin see ei teda ole huviga. See. Kas sa ja ta ka ei ole see mees enam. Kas sa näed teda televisioonis, kas sa näed teda mõnes saates, kas sa näed mõnes jutusaates, kas teda kutsutakse külaliseks kuhugi saatesse arvamust avaldama, on ta arvamusliider, mida ta varem oli kindlasti. Nüüd ta on ühes kitsas kiltkonnas arvamusliider. Just, et käis prõks. Me ei hakka seda praegu lahkama, miks see prõks käis ja kuidas see käis, aga see prõks käis ära ja see oli hoomatav ja võib-olla temale sai ka saatuslikuks sotsiaalmeedia, ta võttis seal sõna, ta oligi tema ise, ehk siis ta oli vaba. Ja vaata, et teatud maani sa saad olla vaba ja kuskilt jookseb piir, aga kust see õhkõrn piir jookseb? Vaat see on müstika. Sellepärast, et... See pidevalt muutub selles mõttes, et kuna aeg muutub, et ma arvan, et ka enamik Kreisi raadio nalju enam tänapäeval ei kannataks teha, sest need ei ole enam poliitiliselt korrektsed. Jah, mis on kurb ja kui ma neid täna vaatan, vahel ikka näidatakse neid või neid saab järgi vaadata ka, et nad on naljakad, nad on nii palju oma ajast ees isegi ja nad südamest naeran iga jumala kord. Täna ei juleta võib-olla selliseid nalju teha. Ja minu meelest, kui meil viimane, kas see oli nüüd Eesti Lauluga seoses, tulid jälle Avandi ja Ott Sepp tulid ja tegid oma nalju. Kui magedad need olid, sorry poisid, see oli ikka võrreldes teie eelmiste nende tegudega, need olid, seal oli kogu aeg näha, et kirves ripub pea kohal. Et jumala pärast, et ma midagi valesti ei ütle. Aga vaata, mis juhtub maailmas kas või Oscari galadega, et mitte keegi ei julge enam sinna nagu minna õhtujuhiks. Neid ei teata enam, keda võiks valida, keda ei või valida, kes läheb üle piiri, millega võib nalja teha, millega ei või nalja teha. Et eks see on selline, ütleme, poliitkorrektsuse ajastu. Aga kui palju sina igapäevaselt mõtled meedias tegutsedes selle üle, et kas on oht astuda piirile või mitte? Sa mõtled nüüd, vaata... Kui sa teed saateid, eks ole, esitad küsimusi, kutsud külalisi, sa teed ju ka mingeid valikuid sellest lähtuvalt, kes sa oled. Ma kõnnin piiri peal saatega puuduta mind kindlasti. Et me iga kord naerame Sirjega, ütleme nii. Seekord vaatame, kas saade keelatakse ära või ei keelata. Ei ole keelatud, kus üks saade vist, ühe saatega oli meil kogu ajaloo jooksul, 7 aasta läheb, mõtle, oli probleeme, aga me oleme ka hoiatanud külalisi, nad on sellised ausad Eesti inimesed, kes räägivad päris asjadest tegelikult. Aga vaat, kust see piir jookseb, see on iga kord nagu piiripealne. et seal on kuidagi see mõte vahel vilgatama. Mul praegu millegipärast jälle lõi nagu vilksti ette ka Tõnis Mägi. Jah, kes on üksinda Elvas ja siis arutab selle üle, et kas juubelil peetakse meeles või ei peeta. Et jube kurb tegelikult, et kui kiiresti see võib muutuda, et me kummardame inimest maani. Minu jaoks ta on ju, Tõnis Mägi, ta on ju üks Eesti vabaduse sümboleid, oma lugudega ma mõtlen, et ja kuidas see võib nagu, jällegi käis prõks, kus see prõks käis
sa läksid hetkeks üle piiri, ütlesid midagi väga kiberat, aga seda ei anta sulle andeks. Kas ta mitte Koidu sõnu ei muutnud selles osas, et me oleme jõudnud vabaduseni, aga mis selle vabadusega peale hakata? Ma juhtusin ühte analüüsisaadet kuulama, kus analüüsiti seda, et kuidas sai Koidust nullindatel hoopis teistsugune lugu, kui see oli. Ja siis jõuti ka selleni, et tegelikult esimene poliitiline üritus, kus see oli Toomas Hendrik Ilvese presidendi kampaania, mitte EKRE tõrviku rongkäik, mis oli ka nagu minu jaoks hämmastav moment ja mina sattusin üks aasta vaatama Drag Queenide show oli, mida lavakas teeb Jüri Naela juhatusel ja ma olin väga üllatunud, kui Tõnis Mäe Koidu taustal tegi üks väga lahe Panso preemia laureaat strippi. Ja see oli ülinaljakas ja siis ma mõtlesin, et issand, nüüd tema läks üle piiri ja kui me pärast taga intervjuud tegime, siis ta ütles, et tema jaoks ei olegi sellel laulul olnud enam laulva revolutsiooni aegset tähendust, sest tema eluajal ei ole sellel mingit muud tähendust olnud, kui siis nagu see tähendus, millena me teda oleme siis kuidagi nurka mänginud. Aga näha nagu rahvariietes kutti tegemas selle taustal dragi oli päris huvitav kogemus. No vot, ja siis ma võtan siia võrdluseks nüüd kõrvale, et kes ei ole üle piiri läinud, võtan Ivo Linna, Anne Veski. Anne Veskil oli ka sõu, mäletad? No kogu aeg küsitakse tema käest, et kas ta pärast Ukraina sõja algust siis täiemahulise... Küsiti, aga enam ei küsita, sest ta lõpuks vastas sellele küsimusele. Ta vastas? Ja vastas, jah, ta ütles, et nii on kõik. Aga see võttis aega minu arvates. Aga siis ta tuli just sõu sellest välja ja rahvas andestas talle sellega kuidagi, et tegelikult me ei teadnud seda, kui ta ei vastanud mitte midagi. Ta mees Benno oli väga haige sel ajal, ta ei tahtnud üldse mitte ühes keeses sõna võtta ja siis hiljem tuli välja, et need olid väga rasked ajad tema elus sel ajal, kui talt pinniti seda küsimust, et kas sa oled poolt või vastu ja tegelikult inimene võitles oma mehe elu eest ja kui hiljem tuli välja, ta abikaasa Benno siis suri, siis justkui rahvas nagu andestas ja oli mõistev. Et rahval on jõud ikka. Aga selles mõttes ma mäletan, et ma käisin nende kodus tegemas seda intervjuud ja see oli ikkagi pärast seda, kui Benno oli juba lahkunud, oli nagu suure maailma kokkuvarisemine, et eks paljuski need kontaktid ka olid läbi Benno, kes oli impressaario ja vahendas neid kontakte Venemaaga. Aga eks mõnes mõttes on ju ka kurb vaadata seda, et kõik tema kontserttuurid ju jäävadki Põlva ja Paide vahele ja Tartu. Aga ta on väga tegus ja inimesed armastavad teda. Jah, sest iga suvi peab tunnistama, on kusagil minu sünnipäevapaik on tal Mendeviljas kontsert ja siis me vahel hüppame seal aia sees ja vahel hüppame aia taga mingi seltskonnaga ja minu arvates on teinud tema muusikaga comebacki noorte hulgas, kes on nagu 12 või 13 Kuigi vabandust, nüüd ma pean selle välja ütlema, Killinguga tehtud viimane lugu on lihtsalt jube. Mis seal siis on? Kõik saavad... Kuulake, ma panen selle juurde siia. Kus sa hangid kõiki neid oma noori interveeritavaid, tahaks ma teada? Mina ma pean koostama omale graafiku, et neil kõigil vahet teha. Kas sa ei tea, kes on Karl Killing? Ma tean, kes on Karl Killing, ma tean, kes on Villem Trillem, ma suudan neil ikka nagu vahet teha, aga iga kord, kuidas sa nagu jaksad kogu aeg püsida selle maailmaga nagu... Aga see on üks nooruse saladusi, see on üks nooruse võti, et sa pead olema kogu aeg kursis sellega, mis toimub ja mis tuleb peale. Mina pigem iga kord olen hämmingus sellest, et kõik need noored inimesed, et kui Villem Trillemilt küsida, kes on Anu Saagim, 100% teab, kes on Anu Saagim. No Nublu pani su isegi laulu sisse. Et mina ei pea sugugi teadma, kes on Nublu või Villem Trillem, aga nemad teavad mind, mis on ju äge tegelikult, et tähendab siis midagi, ma olen õieti teinud. Jah, aga mina ikkagi pidin käppuli kukkuma, kui ma nägin seda pilti, et sa vast karkudega Udo Seppa lohistasid kusagil Rotermanni kvartalis ringi ja ma poleks eladeski arvanud, et see tunkedes tegelane ei ole teetööline, vaid on kuulus räppar Tommy Cash, eks ole, ja siis muidugi Saagim tõmbas ta eks ole, pildi peale. Minu arvates Tommy Cash on nagu tabamatu tasu ja mitte keegi ei tea, kuidas teda kätte saada, kas tal on telefon, kas ta manager on nagu parasjagu tülistaga või ei ole. Ma olen talle üritanud vist mingisugune pool aastat nagu saada kontakti temaga ja siis Saagim palun väga võtab välja karkudega Udo Sepa ja siis korraga on ka Tommy Cash platsis. No see on vedamine, aga siis tuleb hästi kiiresti alati tegutseda.
ja olla õigel ajal õiges kohas, see on nii lihtne. Rohkem tuleb, meil on seda kultuuri natuke vähemaks jäänud ajakirjanike seas, mida ma kahetsen ja millest mul on kurb. Sest kui ma nüüd võtan aja tagasi nagu Justi aegadesse ja Elu24 aegadesse, kui ma tegin, siis minu üks käsk, mitte käsk, peatoimetajana või soovitus oli see, et ma tahtsin, et meie inimesed, kes siis meie väikeses toimetuses töötasid, ei istuks hommikust õhtuni toimetuses. Tuleb liikuda väljas ja ma ei pea silmas siin kassirisseid, et sa lähed mingi kreemiüritusele ja šampanjaüritusele, vaid et sa liigudki ringi kohvikutes, kontserdiltel, tänaval, väikestes lokaalides, suhtled inimestega. Et mina mäletan neid aegu ikkagi, kus põhitöö Justi aegadel ka tehti ikka kohvikutes, baarides. Minu meelest meile isegi anti mingi eelarve, see oli ikkagi Postimehe ajal ja turundus andis mulle sellise eelarve isegi, et ma saaksin inimesi kutsuda, mis tuntud inimesi loomulikult, just nimelt kohvikusse sööma ja kui ma näen neid kuskil väljas, kui ma lähen ise pidutsema, et ma saaksin neile välja teha joogid. Et see oli eelarves sees ja see oli jumala äge, sest ma sain nii palju toredaid kontakte, ma suhtlesin inimestega, ikka lobisesime ühest, teisest ja kolmandast ja see oli kuidagi selline loominguline töö. Selle päästis nüüd õnneks koroona. Et muidu vahepeal oli selline tunne, et sa pead istuma 9-5 arvuti taga toimetuses, et nüüd ma pean jällegi vastupidise näite tooma, et Elu24-ga, mis juhtus, kui piimaärimees ostis selle ära, siis kogu selle firma ja riburada pidi muid väljaandeid ka veel, siis ma mäletan, et siis ei olnud seda tava, et kaamerad on igal pool nurkades. Esimese asjana, mis siis meid kurseeriti väga uhkesse uude sellisesse majja, mis oli siis tõesti, see olid hirm kallid töölauad ja tool maksis vist, ma ei tea, minu 3 kuu palga näiteks, millel ma istusin, aga kunstikogu oli mööda seinu laiali. Ja siis oli ja telekaid oli ühes seinas 24 vähemalt, ma arvan, et kõik maailma uudised oleks ninal. See kõik on väga fine, me isegi ironiseeri siin. Mida me esimest korda nägime, oli lihtsalt see, et meil olid igas nurgas kaamerad pandud ja siis WC-s ei olnud pandud. See oli mingi tahvel oli ukse kõrval, kuhu sa pididki isegi üles kirjutama, kuhu sa läksid WC-sse näiteks või lähen alla kohvikusse või kõik minuti pealt ja millal tagasi tulen. Kas selle jaoks ei ole digitaalsed uksekaardid? Ei, see oli sel ajal, vaata, me räägime siit on ikka päris palju aega tagasi. Et kui piimaärimees, kes teeb mingit äri või kuskil tehases või ma ei tea, Kingavabrikus. Ja tööle tullakse võt nii ja lahkselt nahkutakse nii ja arvutis istutakse, kui sa oled ajakirjanik, sa istud selle arvuti taga. Ja siis minu meelest, mis oli kõige hämmastavam, oli see, et mul oli selja taga isegi kaamera. Minu meelest vaadati isegi, mida sa seal arvutis teed. See oli nii pärssiv, see oli nii õudne, see oli nii kurb, ütleme isegi. Et see ei tekitanud mitte mingit indu mõelda loominguliselt või mõelda kuidagi kastist välja või teha midagi ägedat. Sest mina võtan ikkagi ajakirjanikega natuke selliseid kui natuke elukunstnikud. Ma ei tea, kas nad tohin välja rääkida sellise asja, aga ma ei tea, isegi kui ma olen vanu romaane lugenud või filme vaadanud, meil ei tohi toimetuses suitsetada, aru saada, ärme siis suitseta. Suitsunurgad ikkagi vanasti olid, see olid ju parimad lood. Olid. Eks ole. Aga ka, ma ei tea, trimbati ka, kui mingi hästi kihvt asi saadi purki või midagi tehti või peale tööd koguneti ja võeti väike klaasikene ja kuidagi see oli nagu social life. See oli elustiil, kus elati põhimõtteliselt 24 tundi järjest, sest kui ma tulin Tallinnasse 94. aastal Rahva Häälde, toona ajakirjandusmajja, mis oli just erastatud, mitte kommunistliku partei häälekandja, siis minu arvates gäng, kes me tulime Tartust paljasjalgsed üliõpilased, mina teadsingi 2 või 3 kohta, üks neist oli Hell Unt ja teine oli ajalehe toimetus ja 3. oli mingisugune Sõle tänava korter, kus meid elas 4 tükki.
ja noh, kokkuvõttes oli inimesi, kes ka seal magasid ja mingil hetkel pandi sinna dušš ja pesumasin, sest enamikes korterites seda ei olnud, et see oligi nagu elustiil, mitte töö. Et võib-olla ta praegu on oluliselt rohkem nagu töö. Jah, kahjuks küll, et minu meelest, et ajakirjanikud võiksid olla, noh, nad on loomingulised inimesed, siin ei ole küsimustki. Ja nad, noh, seal kolba all liigub, nad on kunstiinimesed ühesõnaga, et nendele võiks anda mingeid vabadust ja see vabadus toodab nii palju, sest ma mäletan, et no elu 24 oli ju täiesti tipus. See oli pöörane asi. Meil tuli nii creative ideed, sest et mitte keegi ei olnud kohustatud tegema mitte midagi, kõik tahtsid teha midagi. Meil oli lõbus, meil oli fun. Ma ütlesin alati, et ära tule mossis nägu, sa ei taha täna tööle tulla, palun ära tule näita oma mossis nägu, on ju. Et järsku sa õhtuks on tuju parem sul, mine vaata natuke linna peal ringi, mine võtta üks kohv ja konjak ja lihtsalt ole sõpradega koos. Seda aru, inimestel tekkis iseeneslikult tahe midagi teha. Kui inimest hakkab piinama süümekas, järsku ma ei tee piisavalt või järsku ma ei panusta või järsku ma ei ole pühendunud. Mul ei ole piisavalt palju klikke. Just, no tänapäeval ja. Siis sa hakkad sebima ja kuidagi see südametunnistus, kui sul süda on õige koha peal, siis sa teed oma asja ära. Ja see näitab ka seda, et sul on kutsumus. Ehk siis sa ei saa ilma selle tööta elada. Ja kui sa oled selline laisk ja vooster, siis sa nagunii ei tee seda. Tähendab, sa ei ole mõeldud selle töö jaoks. Ja mina tundsin seda koroona ajal näiteks, et meil võib-olla ülemused olid natukene pabinas, mõtlesid, et mis nüüd saab, eks oled kõik on oma elu ei ole? Ei, nad ei mõelnud, ma räägin nüüd Õhtulehest, seltskonna elu oli natuke teistsugune. Et nad olid pigem võib-olla pabinas, et kui ei ole inimesed silme all, sul pidevalt toimetuses. Kõik nagu laguneb ära ja keegi ei tee midagi. Juhtus hoopis vastupidine fenomen. Kõik rassisid teha, kõik tahtsid tõestada. Meil võeti ju palka maha ja mitte vähe, 40% lausa. Ja meile maksis vahepeal, kuna ma olin samas asutuses, ehkki sa mind ei kohanud seal eriti tihti, kas vahepeal oli mingi imelik skeem, et ma ei tea, mis meile maksis töötukassa palka umbes, sest muidu oleks kupatus kinni pandud. Just, et see oli räme kukkumine, aga sellest hoolimata inimesed olid kuidagi koondusid, nad mõtlesid patriootlikuks, tehti rohkem kui pidi. Ja aega jäi üle, sellepärast ma ei pidanud enam hommikuti mõtlema. Mis sa selga paned? Ja mis ma jalga panen, kuidas ma välja näen ja ma ei pidanud meikima ennast ja ma küll kreemitasin, dušitasin, tegin kõiki asju nagu ennegi, aga siis see ülejäänud osa, just täpselt, mida ma nüüd, ma ei saa ju tulla siia kodukitlis on ju, või hommikumantlis, et see osa jäi ära, tegid kraps omad asjad seal arvutis ära, siis vahepeal ma käisin kõndimas või tegin trenni, jooksmas või uisutamas ja siis jälle tegin edasi. Ma mäletan, ma läksin lihtsalt tunniks poole teiseks suusatama, siis tulin jälle tagasi ja mõtlesin, vau, ma praegu toimetuses oleksin, siit tuleks kõne allagi ja ma sain sellest nii palju rohkem energiat, et see oli geniaalne. Ma pean tõesti kummarduse tegema nagu meie toimetusele või meie kollektiivile üldse. Et meil jäi enam-vähem selline asi kestma ka peale koroonat, et mõisteti, et nüüd on need mängud natukene justkui muutunud. See on minu arvates muutunud kõikides kontorites, et on aru saadud, et ka inimesed ei taha olla 9 tundi, 8 tundi päevas kusagil, ütleme niimoodi, et sunnismaises olekus, et ongi nagu see, kuhu sa võid liikuda, on siis tualett ja kohviaparaat. Et sellest ei teki nagu väga palju loovaid ideid. Sa pead vahepeal õues käima ja ma mäletan, et ma olen harva olnud uudisteajakirjanik, aga need harvad korrad, kui ma uudistetoimetuses olen maandunud erinevatest muudest osakondadest, siis ükskord ülemus Enno Tammer andis mulle 25 rahaühikut, mis iganes siis parasjagu oli ja ütles, et kuule, sa ei saa tormist kirjutada laua taga interveerides allikaid, mine vaata, kus tuiskab, mine sõida taksoga ringi. Ja võib-olla see ongi nagu oluline, aga... Moeviin, kaitstud geograafilise tähise Estonian vodka uhke kandja. Kvaliteet on moes. Tähelepanu, tegemist on alkoholiga ja alkohol võib kahjustada teie tervist.
aga noh, kui praegu vaadata, siis paljuski ajaleht püsib või uudised püsivad ju kellegi Instagrami postitusel, kellegi tweetil või siis X-il või kellegi, ma ei tea, millel, eks ole, et see on nagu mingi ümberjutustus või töötlev tööstus, mitte originaalne, algupärane tööstus. Seda, selles on sul küll õige, aga varem, enne kui need sotsiaalmeedia staarikesed saabusid, siis oli ju tegelikult see, et sa ikkagi käisid, siis sa õngitsesid nagu, kas sa ei õngitsenud natuke rohkem kuulujuttude või seltskonna juttude peale? Sa suhtlesid inimestega, Just. et noh, mingist hetkest peale hakati tegema intervjuusid ju chatis, et inimesed ei oska tegelikult enam laivis üksteisega suhelda, et see on kuidagi nagu raske ja need paar aastat seda Covidit on seda veel keerulisemaks muutnud, et tundub, et noh, kas kirjutamine on lihtsam, keegi ju ei helista enam isegi kellegile ja noh, võõraid numbreid ei võeta üldse vastu. Sa saadad kõigepealt tekstisõnumi, siis võib-olla inimene nagu vastab sulle, kui meeldib, aga võib-olla ta üldse ei vasta. Ma ei tea, miks inimestel üldse telefonid on tänapäeval, kui nad nendega ei räägi. Sest et ma võin öelda, ma olen näinud, kuidas noored inimesed, kui telefon heliseb, nad saavad täiesti sellise natuke nagu närvivapustuse ja nad on öelnudki, ei tohi helistada tohib ainult äärmuslikes olukordades. Siis, kui keegi on surnud umbes. Et siis, kui midagi on juhtunud. Ja ei, ainult kõik käib kribamise teel, et see on täiesti välistatud. Ja ma ise olen ka natuke selliseks muutunud, et ma ei tea, nagu kiirem ja lihtsam on see sinna Messengeri või WhatsAppi üles kribada paari sõnaga, kui hakata leelotama, tere, mina olen Anu Saagim. Ja siis, noh, see ümar... kohtusime viimati seal, kuidas sul läheb? Just, ma tahaks kohe asja kallale minna ja selles chatis ma saan kohe teemasse minna. Loomulikult ma tean, osa inimesi on, kellega teistmoodi käituda, aga see selekteerid nad ju välja, kellega kuidas käituda. Ja no, teatud vanusest allapoole, ütleme minu vanusest allapoole, sinu vanusest allapoole. Minu vanusest ka allapoole, jah. Et siis ära tüüta neid, aja asjad kiirelt ja konkreetselt ära. Sellepärast mulle nii kohutavalt meeldib hommikuseks staariga teha, sest ma lähen nendega sööma. Meil on 2 tundi aega, me saame lobiseda ja tead, kui tihti me jääme edasi istuma. Kusjuures kõige toredam on see, et tihtipeale nad ütlevad, mul ei ole üldse aega, issand jumal, mul on täpselt see, mul on tund aega ainult aega, siis mul on järgmine asi ja mul on järgmine kohtumine ja mul on üldse kiire, ma ei tea, kas ma jõuan ja et ma ütlen vist üldse viimasel minutil ära. Siis nad tulevad kohale, siis me teeme selle loo ära. Ja siis ma vaatan, et opa, kell on juba 6 õhtul ja ikka hommikusöök. Ja meil on ikka hommikusöök ja me lobiseme ja tead, kui hea, see on nagu kummardus. Mina võtan seda kui kummardust, et Anu, mul on sinuga nii tore olla, mul on sinuga nii tore lobiseda, meil on millestki rääkida, et ma ei taha ära minna. Ja ma võtan seda komplimendina ja ma olen nii õnnelik. Mul on endal võib-olla selle suriseb tõesti telefoni ja kõik. Ma olen see vaikse peale, sest ma olen tundnud, et ma igatsen neid aegu, just neid natukene neid baarides, kohvikutes, lokaalides, aelemisi ja inimestega lihtsalt isegi tühjast tähjast rääkimisest. Nüüd ma nagu toidan ennast nende saadetega tegelikult. Mulle tohutult meeldisid need Tallinna kohvikud 90-ndatel, kus sa võisid ühes ruumis olla näiteks, ma ei tea, kas tõesti Hellasundis või Kloostri aidas või kus iganes veel käidi, lõpuks tulid seal juba Harju tänaval mingid kohad, et seal oli nagu pool valitsust või no, ühes nurgas on peaminister, teises nurgas on välisminister, vahepeal on lauljad, näitlejad ja noh, kõik nagu toimis ja noh, praegu on see palju ametlikum ja Kuku klubi oli ka ja Pegasus isegi veel mingitel hetkedel, et noh, see oli nagu hoopis teistmoodi, ma arvan, et miks ka praegu tehakse näiteks BBC-s hästi palju nagu vanu krimifilme, siis nad lihtsalt tahavad nagu ohjeldamatult selles 70-ndate olustikus näidata suitsetavaid inimesi või midagi sellist, mis on nagu ammu välja surnud. Mitte, et ma fännaks suitsetamist, aga see ikkagi... kuidagi oli, see nagu sobis. See oli mingi melu ja mingid lõhnad ja nii edasi, et see oli nagu teistmoodi ja sageli inimesed ju nendes mitteametlikes olukordades räägivad midagi, mis on tegelikult palju tähtsam ja olulisem. Ja inimene avaneb ja ta räägib ja sa kuidagi, mulle meeldib võita inimeste usaldust, nad räägivad mulle midagi off the records isegi ja mulle meeldib tohutult täna see tunne, ma tean midagi, aga ma ei räägi edasi. Ma saan sellest ka nagu orgasmi, sest et ma olen jõudnud sellesse vanusesse või
mul ei kripelda siin sees enam see, et ma pean, ma kuulsin teda asja, tead Piret või ma pean sulle kohe sellest asjast edasi rääkima. Mul ei kripelda, ma kuidagi nagu olen nii tänulik selle üle, et mind on usaldatud. Ja ma olen ka iseendale lubanud, mitte nendele inimestele on ja ma arvan, nad on hiljem pärast võib-olla pead kõigutanud kodus ja mõelnud, oh my god, et millal see või teine või kolmas asi vupsab välja, aga mitte ei vupsa, sest ma olen endale ka nagu lubanud, et ma ei räägi mulle usaldatud asju ja kui veel mõni inimene selle mulle ka üle kordab ja palub, siis seda enam veel, et kusjuures jah, mind see nagu üllatas, ma mäletan, et ma sain ühe, kui me olime koos kohvikus ja plaanisime podcasti ühe üsna intiimse telefonikõne tähtsa inimese terviseandmetega ja kuna sa püsisid kogu aeg online, siis ma mõtlesin, et huvitav, kas ma peaks sulle ütlema, et ära nüüd jumala eest Õhtulehes sellest iitsata. Aga siis ma sain mingil hetkel aru, et sa ei iitsatagi. Et see oleks nagu siis kõik hoopis teistmoodi olnud. Mul ongi tunne, et tegelikult on kahte tüüpi ajakirjanikke. Ühed on need, kes kirjutavad kõigest, mida nad teavad ja teised on need, kes ei kirjuta veeranditki sellest, mida nad teavad. Peab tunnistama, mulle teised meeldivad rohkem mulle ka. Inimlikus plaanis, sest mind alati nagu hämmastab see, et sellega on nagu väikse nõiaga, et väike nõid tahtis olla ju hea nõid, aga ta ei teadnud täpselt, mis see hea nõid oli. Et kui sa oled hea ajakirjanik, siis sa oled ju halb inimene. Mul oli eeskujuks üks Soome ajakirjanik, üks naisterahvas, kes oli, see on, ta on nagu best of the best. No, ta oli meelelahutusajakirjanik, gossip ajakirjanik, üks naisterahvas. Ja ma mäletan, et ta tundis absoluutselt kõiki kuulsusi nii kodumaal kui välismaal ja nii edasi. Ja siis tal olid märkmikud, ta oli see vana kooli veel, kes kirjutas üles, tal oli diktofon ka, aga ei, ta pani kõik kirja. Ta läks veel õhtul koju ka, pani kõik kirja. Ta pani ka need saladused kirja, mida ta kuulis päeva ja aga ta ei pannud neid oma artiklitesse, ta oli alati piiri peal ja talle meeldis, kui inimesed usaldasid teda, nad teadsid, et nad on natukene too much rääkinud, siis ta sai alati minna ka selle oma looga pisut piiri peale ja kui inimene ütles, et no palun, ärme sellest kirjuta, siis ta ütles, aga sellest natukene ikka kirjutame, on ju, sest tegelikult ma tean ju sust palju rohkem ja ka sellest me ei kirjuta. Ja tal olid endal mingid kavalad nipid, ma mäletan, ta oli nii huvitav kõrvalt nagu kuidagi jälgida. Ja üks asi oli veel, ma ütlesin, issand jumal, sul vaata, ma käisin tal kodus ka, tal oli neid märkmeid märkmike tohutult, nagu ta kõik sinna pakitud sinna kappidesse ja siis ta ütles, et kui ta jõuab mingisse teatud vanusesse, ma ütlesin, see elulooraamatud või midagi ei kirjuta ei hinna. Ta ütles, ma ei saa kirjutada, ma ei saa lihtsalt kirjutada. Ma ei saa mitte midagi ausalt kirjutada. Tal oli ju presidentidest, ma ei tea, poliitikute, ministrite, meelelahutajateni. Ta teadis absoluutselt kõike. Ja ma alati mõtlesin, kuidas nad usaldavad teda, nad räägivad talle kõik. Isegi oli selliseid olukordi, kus kellelgi juhtus mingi kohutav fopaa või mingi kohutav jama. Ja nad helistasid ise talle ja rääkisid selle ausalt ära. Ja siis hakati arutama oma vahel, kuidas me saame, et nagunii see tuleb välja, on ju see jama. Aga kuidas me saame nüüd selle asja niimoodi sättida, et ta oleks nagu paljastatud, aga ta oleks seal piiri peal ja ta ei läheks nagu sinna rõveda lõpuni või ka selle õudse lõpuni, et see õudne lõpp jääks sealt nagu kuidagi ära või oleks pehmendatud vormis ja ta leidis alati mingi väljapääsu. Et see oligi tema fenomenaalsus, et ta suutis nagu see on kunst. Ma olin täiesti jahmunud nagu. Inimesed usaldasid teda. See on ju harukordne, kui sa meelelahutus ajakirjaniku või gossipi ajakirjaniku. Ma ei usalda ühtegi Eesti Ekspressi ajakirjaniku, vabandust. Ma ei lähe isegi Pealtnägija saates, sest ma ei usalda neid. Aga sul oleks ju põhjust küll seal nutte nii et vähe pole. Ei, ja ma ei lähe. Nad kutsusid mind, kui mul oli joobel. Ma vingerdasin sealt ära, ma ei taha. Ma ei usalda neid inimesi. Aga, sorry. aga ja ma küsisin, mis sa teed nüüd siis oma kõikide nende märkmetega? Ta ütles, kui ma jõuan sinna hetke, et ma tean, et ma pean vanade kodusse minema või tal ei olnud lapsi, ta oli küll tore mees, aga lapsi ei olnud, järeltulijaid ei olnud, siis ta ütles, et ta lihtsalt põletab need kõik ära. Aga ta on siiamaani alles hoidnud. Tal on siiamaani alles, ta võib ka ühel päeval liikluses surma saada ja siis need märknikud seal vedelevad ja need on kulda väärt kindlasti. Aga tal juhtus üks ja ainus kohutav fopaa juhtus tal.
mäletad, oli selline Bahama saartel juhtus üks traagiline lugu, rõivadisainer Peter Newgord, kindlasti see nimi tuleb sulle meelde. Võib-olla disainer, aga mitte Bahama. Noh, kas disainer, aga rõivatööstur, miljonär, miljardär. Et see oli ta üks parimaid sõpru, kui ta käis seal Bahama saartel, oli seal pool Bahama sealt poolsaare tipust oli ära ostetud, ta oli sinna teinud totaalse, no see oli kõvem kui Michael Jacksoni see Neverland, ühesõnaga ma võin ma ei tea, kuidas mina sinna sattusin, ma olin veel lapseootel kusjuures, aga mul oli ka kuulus mees sel ajal ja siis me sattusime, see naisterahvas siis võttis meid sinna kaasa ühel talvel ja siis ja ta, see Peter Newgordiga juhtus nüüd siis, kui ta oli siis, kas ta on nüüd 70 või palju ta on, võib-olla 80 ta vist ei ole, kus selle juhtus see kohutav lugu, et tegelikult ju tal oli ju see mitte Disneyland ega Neverland, vaid tal oli see, kuidas nüüd viisakalt öelda, see ta armastas väga naisi, ilusaid ja noori ja ta kasutas neid lihtsalt ära. Mina ei teadnud seda tol ajal tõesti. Siis alaealisi? Ei, et need ei olnud alaealised isegi, nad olid lihtsalt ilusad noored modellid. Et nad käisid seal kõik pidutsesid tema raha eest seal Bahamal, kõik restoranidesse võisid minna kulla ja juveelipoodidesse ja osta, nad andsid krediitkaardid noortele naistele, need käisid ja ostsid endale, mida süda ihaldas. Seal tal oli mõnda aega tüdruksõbrana, ma ei hakka selle missi, väga kuulus üks Soome miss oli, kes sõitis sinna, kõik arvasid juba, et match in heaven ja sealt tulevad suured pulmad ja mäletan, kus see tüdruk rääkis lihtsalt off the records meile, et tal ei olnud nagu millestki puudus, et ta sai kõik, mis ta tahtis. Oligi krediitkaart, anti sulle, tee, mis sa tahad. Ja siis plaks ühel päeval ta tuli lihtsalt sealt ära, pakkis oma kohvrid ja läinud ta oli. Ja ma küsin, mis juhtus? Ma küsin selle nüüd siis oma tuttava selle ajakirjaniku käest, kuna nad olid ka parimad sõbrad. Mis juhtus? Päeva pealt lihtsalt kõik läinud. Ma ütlesin armastus. Mulle tundus, et seal oli nagu armastus või meeldimine. Päeva pealt kadunud. Ja siis ta lihtsalt vaatas mulle otsa, ütles, et tead, et seal juhtusid nii kohutavad asjad, et see on kirjeldamatu. Punkt. See ajakirjanik loomulikult teadis seda, aga ta ei hakanud mulle seda rääkima, eks ole. Aga see tuli nüüd ju aastaid hiljem, kui ma elasin nüüd ju Eestis, töötasin Õhtulehes, nüüd tuli ju see alles välja. Tuli välja isegi, et Eha Urpsalu on töötanud Peter Newgordi alluvuses ja ta rääkis ka päris õudsaid lugusi. Nagu siis Playboy stiilis peod Hefneri? Päris õudsed peod, Hefner on selle kõrval kullatükk, ütleme niimoodi. Wow. Et mõtle ise edasi on ju. Et ma ei saa rääkida, sest ma ei taha mingit kohtukeissi, on ju. Aga ja see tõmbas, kuna ta nii kohutavalt kaitses seda Newgordi, nüüd ma räägime sellest naisajakirjanikust. Ja see tõmbas tema usaldusväärsuse alla. Ja ta kaitses teda kuni lõpuni, ehk siis loomulikult Soomes oli see väga suur pauk, sest et Soomes peeti sellest miljonärist, et soomlane läks suurde maailma, lõi läbi, vallutas seal Kanada, pool Ameerikat on ju ja ta pidevalt kirjutati, kummardati, ta oli ikka staaride staar. Ja nüüd järsku selline labane, õudne lugu. See on täpselt see, mis on juhtunud igasuguste meie filmi, kui tuli Me Too on ju, filmi režissööride ja kõik ja kõik muud. Midagi samalaadset, aga natuke veel õudsemalt. ja väga kummardatud inimene. Ja siis see naisajakirjanik hakkas ikkagi astus tema kaitseks välja, üritas tõestada, et kuidas see ei saa võimalik olla ja ikkagi jätkas nagu positiivsete artiklite kirjutamisega kuni selle hetkeni välja, kuni tõesti, kuni kohtuni välja. Ta on praegugi, ma ei tea, mitukümmend aastat vanglakaristus see mees sai ja seal on veel pooled asjad nagu veel ikkagi käsitletakse, ei ole lõpuni käsitletud, on ju. Ja see sai talle saatuslikuks sellepärast, et kuna ta töötas sellise suure firma all nagu Helsingin Sanomat, nüüd see naisajakirjanik ja siis seal oli ka kuulsid Ilda Leht ja Ilda Sanomat ja selline suur korporatsioon, siis nad ei saa lubada sellist asja. Ehk siis see oli tema
no talle öeldi, sa võid minna pensioni viisakalt, ega siis ega tema süüdi ei ole, et see mees selline monster on, aga kuidagi eeldati, et ta oleks võinud midagi teada ja küllap ta teadiski, ma hakkasin tagantjärgi mõtlema. No ta ei saanud elada ju kott peas. Ja ma hakkasin tagantjärgi mõtlema, et küllap ta teadis siis, sest ma mäletan, kui me seal Bahama saartel ka olime, siis ta isegi nagu midagi nagu mainis ja ma nägin neid tüdrukuid, mis sinna toodi. Tegelikult ju. Aga vaata, sa ei taha näha. Sa ei näe. Nagu sa ei näe mingit insesti. Ja ma ei tahtnud nagu näha, sest et ma olin ise lapseootel ja see ala oli nii metsikult suur. Me elasime hoopis mingis teises rannaäärses villas seal ja me ei puutunud taga praktiliselt kokku. Ma ei tea, mis orgiad või mis asjad seal öösiti võib-olla seal kuskil lossis nii-öelda käisid ja no, ma ei tahtnud seda näha, see ei huvitanud mind. Ja ühesõnaga, talle heideti võib-olla sellele naisajakirjanikule ette, et ta midagi ikkagi teadis, ta midagi haimas. Ta teadis, mis selle missiga juhtus, miks see miss sealt järsku põgenes. Aga ta ei öelnud seda? Ja ta ei öelnud seda välja. See miss rääkis talle ilmselt ja ta ei toonud seda nagu välja või ta nagu oleks võib-olla pidanud kaitsma hoopis neid naisi. Aga ta jäi ikkagi selle mehe selja taha. Ühesõnaga see komplikeedid teema. Nagu. Aga palju sina selliste dilemmade ees oled seisnud, et kas jätta midagi kirjutamata või kirjutada või avalikustada või mitte? Väga palju olen olnud selliste olukordade ees ja väga palju vigu teinud ja teinud rumalusest. Sest vaata, mina ei ole ju ajakirjandust õppinud. Ma ei tea, kas koolis seda õpetatakse, kus see piir jookseb. Tänapäeval kindlasti. Seda sa saad õppida ainult elus, seda koolis õppida ei saa. Ma arvan. Just. Ja mina võtsin eeskuju mingitest ajakirjanikest, kes siis väidetavalt väitsid mulle siis, et see on täiesti okei, et sa kirjutad ausalt ja sa tood selle mustapesu 100% sealt mustapesukastist, rebid ta välja, paned verd ka veel juurde natukene. Verdigi ja pisara. Just. Ja ma mõnda aega uskusingi, et jaa, ma olen nagu Robin Hood on ju, seisan vaeste ja nõrgemate eest. Ja siis mul käis ühel hetkel, ma ei tea, minu meelest ma alguses ükskord mis sellest podcastis rääkisin ka, et ma olen pannud trükimasinad seisma. Seal oli veel õudsemaid sõnu. See oleks läinud kaanele. Ja ma panin trükimasinad öösel seisma, sest märkasin keset ööd üles lihtsalt. Mõtlesin, ma ei saa teha seda. Ma ei saa teha, ma ei saa tappa inimest. Ma ei ole kohtunik, et sellised otsused, kas keegi on kas vägistaja, pedofiil, ma ei tea, pilastaja. Need otsused teeb ikkagi kohus, mitte Anu Saag. Jumal tänatud, aga ma olin väga kurb, et sellist nõu andsid mulle väga tuntud ajakirjanikud. Ma nende nimesid praegu ei nimeta, aga võib-olla oma eluloos ma kunagi nimetan. Et sellist nõu nad andsid ja nad ise töötasid varjunimede all, mis oli ka nagu, see oleks pidanud mulle panema juba kellad helisema. Aga ma ei saanud aru, ma olin naiivne. Ma olin tõesti naiivne. 90-ndad oligi väga rõve aeg, et tundub, et inimestel olid igasugused moraalsed kellad ja kõik muu nagu paigast ära. Ja kõik oli ka müügiks. Ja oli. Ja ka prooviti erinevaid vabadusi, mis mujal olid juba läbi proovitud. Just. Et on olnud selliseid olukordi ja mul on nii hea meel, et ma olen ise kuskilt on see juurtesse tarkus tulnud, et ma olen nagu selle ise õppimise teel jõudnud mingitse teatud punkti ja tõdemuseni, mis on õige ja väär, mis on nagu, isegi mitte õige ja väär, mis on eetiline ja mis on, ja et mitte kunagi ei tohi unustada, et jää inimlikuks, jää inimeseks. See on, mida ma võiks mõnele ajakirjanikule väga südamele panna, jää inimeseks. Kõik ei ole müügiks, sest meil ei maksta siin, eriti Eestis, mitte ühelegi ajakirjanikele miljoneid selle eest, et sa tood mingisuguse asja rebid päevavalgele, milles sa ei ole 100% kindel. Et sa juba susistad siis, kui see asi on nagu alles, ajab võib-olla natuke tossu välja, aga midagi ei ole tegelikult veel juhtunud, aga juba see keegi mõistetakse hukka, mõistetakse süüdi, tembeldatakse ja millest me oma jutuajamist alustasime täna, kui me rääkisime siin teatud inimestest. Nad hävitatakse või tühistatakse. Canceldatakse. Et
minul on alati katsunud mõelda selle üle, et ma tahaks nagu analüüsida seda mõju, mida see kaasa toob ja mingitel juhtumitel ma olen ka mõelnud, et ma pigem ütleks inimesele, et ära ütle, ära räägi, ära avalikusta, sest mind on väga häirinud see, kui öeldakse, et oi, see on nagu paljastus, valgustamine, enneolematu. Et see kõik on juba olnud mingi 100 aastat tagasi Ameerika meedias, et miks me peaks nagu selle laste haigusena uuesti läbi tegema. Et kui ma olen õpetanud gümnaasiumis 12 aastat, mida ma tegin ammu juba, siis mulle alati meeldis tuua see ajalehe Post näide, kus mingil hetkel kirjutati esileheküljele, et Andrus Vaarik meenutab tagantvaates teatud meessuguorgani. Emmi teatavasti. Ja siis tuli kohtuprotsess, jumal tänatud, et Vaarik selle ette võttis ja ma olen ka alati inimestele soovitanud, et kui nad tunnevad, et nende õigused on puudutatud, tehke midagi. Ja siis terve Draamateater käis siis kohtus tunnistamas, et kas ta on M või ei ole M ja ikkagi lõppes asi sellega, et see ajaleht läks küll ingusele, aga Vaarik sai ju arvutid endale. Et selles mõttes oli see nagu veider aeg, aga ilmselt tuli see läbi elada. Võib-olla ka tõesti jah, nagu me kõik laste haigused läbi peame elama. Aga kui sa praegu teeks, eks ole, oma meedia väljaande, millise sa siis teeksid? Ma ei teeks. Sa jätakski tegemata? Ma jätan tegemata selle. Ma kardan, et minu elulooraemet jääb ka võib-olla selle taha, et ma ei saa kõigest rääkida nii nagu võiks või peaks isegi või ma tahaks. Kuhu me jõudsime? Millest oleks ju kahju, jah. Kuidas meil on see saade on kuidagi täna nii tõsine, me ei rääginud mitte ühest ilu asjast. Vaata, mida meile saadeti? See näeb välja nagu M. Ei, see näeb nagu V. See on V konkreetselt. Et selles mõttes, et vaata kui tore, et mõeldakse cum laude just, et mõeldakse ka meie selliste õrnemate õnaruste peale, mille erinevad vahendid on. Ma saan aru, et lähme tagasi headusesse ja mitte ainult näo eest ei hoolitseta väga hoogsalt, vaid ka sellest, mis on kõigest vööst allapoole, et me jõuame ka ilmselt ole puhas, olen selle nimi. Ja ole puhas, ole võitud, ole kreemitatud, ole tasakaalustatud ja võib-olla iluhooldustes me jõuame ka kunagi selliste asjadeni, mida tehakse allpool, sest rääkida võib ju kõigest, oleneb kuidas. Siin on meil Koho restorani saiakesed. Ja ma olen tänu sellele, et mul täna jäi lõuna vahele nendest elanud, väga maitsev on. Yes. Ja siis meil on imeline heatüdruku assortii maasikatega Mariberrilt ja lõhnaküünlad, mis meenutavad erinevaid taimi. See on vaarikas ja see on noona, vaarikas ja magnoolia. Suurepärane. Seal on cappuccino ja siin seal on midagi mündiga ilmselt. Ja laimiga ja need päriselt ka, jumal kui hea, issand. Ja ühesõnaga, need asjad lähevad meil siin loosi, kui te kirjutate meile skandaalne@delfi.ee, saadate meile toredaid küsimusi, võib-olla teemasid, mis teid huvitab. Täna läks meil kuidagi hästi selliseks kiskus võrreldes eelmiste saadetega nagu hästi tõsiseks, aga vahel... Minu arvates oli see väga oluline ja hea vestlus ja peab tunnistama, et see oli huvitav, kuidas Anu, sa jõudsid täpsetele samadele järeldustele, mida Juhan Peegel, Eesti ajakirjandus koolkonna looja, kes ütles, et kui vähegi saad, siis ära kirjuta ja et hea ajakirjanik sa võid olla, aga hea inimene sa pead olema. Ja kujutad ette, ma ei teadnud ja ma ütlesin seda ise. Sa ütlesid seda täiesti ise, et võib-olla sa oled uue põlvkonna Juhan Peegel. Aitäh sulle, kallike, ja joome siis kaavat ja meil oli 21. saade täna. Juhei! Atško! Yeah, she's a super girl. Hea tüdruk. Super girls don't cry.